Head rajavaldajad, täna oleme jälle rajal ja meie kaaslaseks on Swedbanki juhatuse liige Rait Pallo. Tere Rait! Tervist, rajavaldataja! Täna oli meil kokkulepe, et enne sa mulle rääkima ei hakka, kui ma 6 kilomeetrit sinu tempos olen püsinud. Et nüüd on see 6 kilti täis. Saame natuke juttu ka rääkida. Et tempo oli päris hea hoogne. Räägi, kui palju sina käid väljas trenni tegemas või mitu päeva nädalas sa terviseajale satud? Kõigepealt ma pean tunnistama, et sa oled väga heas võrdmis, et 6 kilomeetrit läks juttu ajades väga lihtsalt, et ei olnud kordagi seda märki, et sa kuidagi oleks olnud väsinud. Meie taustal on praegu Eesti Energia töötajad, kes valmistuvad Narva energiajooksus, kes täitsa ise oled stardis. Jaa, ma ikkagi katsuks võimalikult palju rahvajooksudel osaleda, et eelmisel nädalavahetusel olin Tartu jooksumaratonil ja kindlasti tuleb neid jookse veel, aga iseenesest ma käin ikkagi väga tihti tõesti terviseradadel, et see Järve terviserada, kus me täna oleme, ongi kõige lähedam mu töökohale ja ma usun, et ma olen ikka üsna regulaarne käia siin. Väga mugav on otse töölt vahetada riided ja tulla siia jooksma ja miks mitte tegelikult ka rattaga sõitma, et samas siin Järve mets on ju tegelikult just kevadisel ajal, kui mujal on veel natukene mudanud, siis siin on väga mõnus kuiv juba ja vaikne ja piisavalt hea maastik, et leiab ka mõned tõusud ja niised tehnilisemad kohad rajab üles. Aga tegelikult oleme lehest lugenud, et sa käid lausa 2 korda päevas trennis. Et räägi nüüd see lugu ära, et kas hommikul õhtul või lõuna ajal, kuna sa käid siis? Jaa, on juhtunud. Ei saa öelda, et ma nüüd seda väga tihti teen, aga kui mul on hommikuti on ujumised, siis mis kestavad seal kuni 8:30, et siis õhtul tegelikult teinekord jätkub aega veel ja jõudu veel ka mõned rattatreeninguks või jooksu otsaks küll jah, et päris võistlema siis enam ei kipu, aga on hästi tulnud jah 2 treeninguga päev iga töö kõrval. Aga mida looduses olemine sulle annab? Miks sa teed seda? Noh, täna tegelikult ise vastasid sellele küsimusele, olles lõpetanud 2,5-tunnise koosoleku, et selleks, et kodus laste ja perega koos olla, et see ei tähenda minu jaoks seda, et ma viskan diivanile pikali ja hakkan telekat vaatama, et olles lihtsalt nii väsinud, et ei jõuagi midagi muud teha. Et kui mina olen oma peale tööpäeva oma niisuguse tunnise mingi jooksu otsa ära teinud, et mul on powerit veel ikka päris õhtuni välja, mul on aktiivne olla, et ei pea telekat vaatama. Et see on nagu peamine põhjus ausalt, miks ma metsas käin, et mina saan siit energiat, mitte ei anda. Aga kui sportlik on Swedbank ise? Kuidas? Ma ütlen, et ma olen 15 aastat siin tööle olnud ja oleme ausad, et läbi ajaloo on olnud võib-olla isegi oluliselt rohkem tippspordile pühendunud inimesi rangas, aga siis oli tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, aga üsna kindlasti oli rahvasporti oluliselt vähem.
et olidki sellised, olid endised või tippsportlased või siis sellised lihtsalt paadunud entusiastid, kes võistlesid seal väga tihti. Aga nüüd on see, ma arvan, see spordijärjestus on pangas ikkagi oluliselt laiemaks läinud. Et massidesse on tulnud öelda see ja võib-olla isegi mitte nii väga selline klassikaline jooksmine, kuigi ka seda on juurde tulnud, vaid võib-olla need ikkagi, et pakkumine on tekitanud nõudluse ehk spordiklubid on vähemalt mida meie näeme, et inimesed kuidagi see klubiline vaim, et see liikumine on nende jaoks ikkagi üsna oluline ja olgem ausad, et need on täitsa mõnus, eriti kui meil on siin 4-5 kuud aastas on ikkagi kehva suusailma, et siis on natuke raske inimesi võib-olla välja saada, aga nii kui ilmad soojaks lähevad, siis tegelikult me näeme seda ka, et käiakse võistlustel ja niisama väljas päris palju. Aga on sul lemmikala ka? Kas jooks või hätas või suusk, et mida kõige rohkem ootad? Kui heas vormis oled, siis ei ole mingit vahet, mis alaga tegemist. Igal alal on oma siuksed võlud. Jooksmise kohta ei taha kedagi tippjooksjats kuidagi solvata, aga seal võib-olla sellist adrenaliini poolt jääb natukene väheks võib-olla võrreldes näiteks jalgratta, maastikrattasõiduga. Aga jooksus on jällegi see, et kui oled taktikaliselt hea jooksuteid, siis on ka väga hea tunne tegelikult. Aga jooksmine on ikkagi selline ala, et seal ei ole niisuguseid üllatusi väga tavaliselt ei ole, et kui sa oled ikkagi heas vormis, siis on ka tulemus vastu. Aga räägi, kui sa nüüd Eestis ringi käid, et millised rajad sulle kõige rohkem meeldivad profiili või vaadete või lihtsalt rajameistri tõttu? Mulle meeldib need, kus ma käinud ei ole. Juba sellepärast, et tegelikult neid ikkagi on. Ma mõtlesin küll, et ju ma olen ikkagi enamus ära käinud, aga üks selle kaarti lähemalt vaatasin, siis kaugel sellest. Ja need ongi kõige kihvtimad, et sa oled täiesti uues kohas. Vaatad, vau, mis siin on ja siis see nagu avastamisrõõm ongi kõige kihvtim. Me üks talv tegime väiksema poisiga tegime nagu plaani, et 10 uut kohta, 10 uut suusarada. Too aasta oli palju lund ja siis käisime sellistes kohtades, kus täitsa teadlikult kohe, kus laps just käinud ja mina vist isegi mõnda seal mõnes kohas olin käinud. Aga ega mu kodurajad on ikkagi Nõmme Harku siinsamas Järvel ja kuna mul on maakodu on Lõuna-Eestis Otepääl, siis mu eriline lemmik on, ma ei tea, kas see üldse on terviserada, aga Apteekrimäe siis suusatajate jooksuring. See on niisugune alati. Ta on väga raske, aga hästi huvitav, 6 kilomeetrini. Et seal silelõik on võib-olla kõige pikem 100-150 meetrit ainult üles. Seda on nii mõnus nii täitsa käimiskeppidega kui jalgrattaga kui joostes teha. Väga hästi on.
meie trenni sai läbi. Fikseerime siis aja ja pikkuse ära. 1.05, keskmine kiirus oli 5.29 ja läbisime 11,88 kilomeetrit. Väga hea. Täiesti okei. Aga aitäh sulle ja jõudu tööle.